mina tahan rääkida oma kõige esimestest manifesteerimiskogemustest. Need on päris naljakad, aga ma lihtsalt tahan rääkida nendest. Mul oli vaja kiiresti leida mingi lisatöö ja ma ei viitsinud hakata kaevama kuskil CV online'ides või CV keskustes või ma ei tea, jumal teab kus. Ainukene asi, mida ma tegin, oli see, et ma uuendasin oma CV seal ära. Lihtsalt panin pisikese lõigu sinna, kokkuvõtva lõigu, et ma olen teinud seda ja ma tahaksin seda. See oli vist võib-olla 4-5 lauset. Ja ülejäänud asju ma lihtsalt ei täitnud. Ma teadsin, mida ma tahan. Ja ma teadsin, et ma tahaksin seda võimalikult kohe. Ja see oligi kõik, mis ma tegin. Ma lihtsalt oma peas olin võimalikult täpne. Ja nädal aega hiljem helistatakse mulle. Tere, ma leidsin teie CV online'ist, et me oleks pakkuda sellist tööd. Ja siis ma lihtsalt kuulan, jah, okei. Ma panin telefoni ära ja siis ma hakkasin itsitama. Mõtlesin nagu, kas päriselt see oligi praegu see, mida ma soovisin ja lihtsalt see niimoodi tuligi. Et kuidas see võimalik on? Ja täpselt need kriteeriumid klappisid. Ainuke asi, kus ma veidi mööda panin, oli see, et ma tegelikult tahtsin, et ta oleks hommikupoolses vahetuses. Aga mul jäi see nagu mainimata enda peas, just nimelt enda peas. Ma ei olnud sellele mõelnud, mul ei tulnud meelde see. Ja see töö oli siis ikkagi õhtune. See oli ainuke asi, mis mul ei klappinud. Aga kuna ma seda ei soovinud, siis kus see universum teab, mida ma soovin, kui ma seda endale isegi selgeks ei tee. Järgmine naljakas asi oli see. Ma mõtlesin, et ma tahaks, et mul oleks igast lostpastakat. Nii kui kohe midagi tuleb, võtan haaran ja saan kirjutada, et ma ei peaks hakkama otsima kuskilt või siis on tühjaks saanud ja ma ei tea, ostma minema. Ja siis mõtlesin, et ma ostma ka ei viitsekat, et see tundub nii mõttetult odav asi, et minna poodi mingid pastakaid ostma, et nagu mul ei ole aega selleks, ma ei viitsi sellega tegeleda. Ja siis 4 päeva hiljem. Need on siis pastakad. Mul praegu on mingid nagu suvalised asjad. Ühesõnaga 4 päeva hiljem ma olen täiesti võõras kohas tööl, asendan kedagi. Võõras inimene tuleb minu juurde. Ma ei tea ta nime, ma polnud teda kunagi näinud. Tuleb minu juurde. Vabandust, aga kas sa ei taha pastakaid? Et ma siin korjasin nagu kokku igalt poolt ja need on nagu töötavad kõik, aga mul ei ole nendega midagi teha, et kas sa tahad või et ma viskan nagu ära. Ma nagu lahkelt võtsin vastu, siis kui ta ära läks ja siis ma lihtsalt hakkasin itsitama. Vaatsin neid pastakaid ja mul nagu, et nagu nii käibki või, et sa lihtsalt soovid, sa ei viitsi poodi minna, aga sa tead täpselt, mida sa tahad hunnik pastakaid. Ja lihtsalt nagu 4 päeva pärast mingi võhivõõras inimene tuleb minu juurde hunniku pastakatega. Ei, see ei ole kokkusattumus. Ja peale neid hetki, need olid üpriski väikse vahega need. Ja siis ma sain aru, et see ongi manifesteerimine. Et just kui oma peas lood selle kuvandi välja ja oled võimalikult täpne kellaaja suhtes, koha suhtes, kõige suhtes, kuidas sa nagu mida tunda tahad, mida sa täpselt tahad. Mul ei ole mitte keegi mitte kunagi elu seest pastakaid pakkunud. No see ei ole võimalik. Ja siis ma hakkasin rohkem süüvima selle manifesteerimisse, et mis see täpselt on ja kuidas see käib. Et manifesteerinud olen veel omale igasuguseid asju ja ma ise ka alles tegelikult õpin seda ja tegelikult on see lihtsalt üliäge. See on nagu lihtsalt üliäge. Täiega soovitan sul katsetada, mängida ja vaadata, mis juhtuma hakkab. Ja manifesteerimisel on oluline see, et sa küsiksid, mida sa tahad, mitte et mida sa ei taha. Ja ole nii täpne kui võimalik. Ja see peab tulema kindlasti, see peab olema tegelikult sinu jaoks oluline asi. Täie hingega pead seda tahtma ja ma tahtsin täie hingega neid pastakaid nagu reaalselt. Ja siis ma hakkasin nagu ära jagama. Ma hakkasin nagu teadlikult manifesteerima. Nii ma lasin nagu lahti sellest mõttest, et kui ma ei saagi seda, sellest ei ole mitte midagi hullu. Mitte midagi ei juhtu, elu seisma ei jää, ära ma ei sure. Ja siis ma hakkasin suuremate asjadega justkui katsetama. Need olid päriselt need asjad, mida ma päriselt tahtsin. Ma tahtsin minna ühele festivalile. Mul ei olnud sellel hetkel absoluutselt raha. Festival maksis 350 €.
ja mul ei olnud seda raha, aga ma teadsin, et ma lähen sinna, ma lihtsalt pean sinna minema. Mul lihtsalt oli nii tugev kutse, mingi tõmme oli selle festivaliga ja ma ei teadnud, kuidas ma sinna saan. Mul polnud õrna aimugi. Ma ise lõin selle endale, ainult puhtalt minu teha oli see. Ja nii kui ma teada sain, et mul on võimalus sinna minna tasuta, ma lihtsalt reaalselt lahistasin nutta, ma olin nii tänulik ja see kogemus, mis ma sellest sündmusest sain, oli mega võimas ja ma nüüd tean, et jah, see oligi ainus moodus, ma pidin seal olema. Ma lihtsalt pidin seal olema. Aga see on nii äge, kuidas kõik asjad niimoodi jooksevad, kui sa päriselt midagi südamest tahad, siis asjad lihtsalt hakkavad iseenesest juhtuma ja sulle justkui positiivses võtmes sinu ette tulema ja lahti rulluma. Et see on lihtsalt täiega võrratu, täiesti võrratu. Kas sina ka manifesteerid? Kas sa oled teadlikult kas sa oled midagi teadlikult manifesteerinud või kas sa oled midagi kogemata manifesteerinud või mida sa üldse manifesteerimisest tead või kuuled sa täiesti esimest korda sellest? Nii põnev oleks kuulda teiste lugusid ka, sest praegu mul jagada ainult enda lugu enda kogemusest.